Tervist! Läbi on saanud pakendivaba kuu ja lihtsam oli rääkida oma muljetest ja natukene keerulisem oli saada neid andmeid kokku, aga nüüd ma olen lõpuks ometi kõik erinevad pakendis olevad asjad ära ostnud, kaalunud, mõõtnud ja olen kokku pannud siis sellise kokkuvõtte slaididel. Esimene asi, mis tuli kohe takistuseks ette, oli see, et kuskil ei saanud käia või kuskilt ei saanud asju osta, sellepärast et igal pool on asjad pakendis. Aga kohad, kus ma sain käia, olid siis turg, ma sain turult asju osta, biomarketis on lahtiselt kuivaineid, ökosahvris samuti, koos erinevate dušikeelide ja puhastusvahenditega, samamoodi Bio4U's on puhastusvahendeid palju. Gurmaan siis sain ma teed ja kohvi. Tavapoes olid minule avatud vaid juurvilja, puuvilja sektsioon, siis see saiakeste lett, kus saab lahtiselt võtta ja sealt samast sektsioonis ka siis leib ja sai. Siis Prismast ma sain komme osta ja kui no tõesti mitte midagi ei suutnud kokku keerata köögis, siis käisin ka kohvikus, kus ei olnud minule kui lõpptarbijale pakendit. Aga kuidas ma siis asju ostsin? Ostsingi nõnda, et mul olid vanad supipurgid, mul oli ostetud kaltsukas Tupperware, mis need on, need söögikonteinerid. Kasutasin mesilasvahariiet ja puuvillast ja ka plastkotti kasutasin enda vana. Ja ka vana munakarpi kasutasin ja plekkkarpi. Plekkkarpi ma ostsin sellepärast, et mul said muud pakendid esimesel korral otsa ja siis oli ruttu vaja osta kaltsukas midagi, kuhu saab midagi panna. Ohohoo, nii. Kuidas ma siis selle ära arvutasin, oli nõnda, et ma võtsin ja ostsin lõpuks siis tagantjärgi kõik oma pakendid ja vaatasin, millest nad tehtud on. Kaalusin nad ära täppiskaaluga ja kasutasin siis pärast hiljem on näha vees mõõtmisega, kui palju nad võtavad kokku ruumi. Aga nõndamoodi on siin ära näidatud, kui palju CO2 need minu välditud pakendid siis oleksid kulutanud. Kokku 428,13 kilogrammi CO2 ja 357,54 liitrit vett oleks nende pakendite tootmine võtnud. Aga mina kasutasin teise ringi purke, teise ringi toidukarpe, Tupperware'i, mesilasvahariie, see samane on mul ka eelmise eksperimendi raames välja arvutatud. Puuviljane kott, mida ma olen juba kasutanud mitu aastat. Plastikvõrkkott Maximast ostsin endale suure kiiruga, on siin. Teise ringi munakarp ja teise ringi plekkkarp. Ja kokku oli siis CO2 nendest kahest uue asja ostust siis nõnda palju ja vett nõnda palju. Aga kui me nüüd võtame need täpselt selle sama, mis siit olid ennem, võtame tulpadena, siis see näeb nüüd kohe kindlasti väga kontrastsem välja. Et see on siis see kokku CO2 ja see, mis päriselt oli, mis on siis alla kilogrammi, ei ole isegi näha. Ja samamoodi siit pole ka midagi näha, kui sul just prille ees ei ole. Ja siin on see, mis ma siis vältisin. Teen täpselt need samad summad, mis eelmisel slaidil. Ja kui me nüüd oleksime võtnud selle, et ma ostsin need tooted sealt pakendis, see eelmisel kuul siis, ehk siis jaanuar, veebruar, märts, aprillis, siis nad oleksid kadunud maa pealt 30. aprill 2526, kuigi tegelikult ta lagunenud ei ole, vaid ta on lihtsalt pudenenud nõnda väikesteks tükkideks, et me enam ei näe seda.
ja see on siis selle plasti lagunemise aeg on siis säärane. Ma just viitasin nendele plastist tehtud asjadele, pakenditele ja siin ongi näha ka protsentuaalselt, kuidas mul need asjad jagunesid. Kõik, mis on sinine, on plastik, erinevad plastikud ja plastikuga papp, nagu näiteks kohvitopsid ja kõik sellised mitte läbi ligunevad pappasjad, mis toidul ümber oleksid olnud. Alumiinium, klaas ja paber. Paberit on kohutavalt palju, nagu me näeme, kõige rohkem. Ja kokku oleks see kaalunud siis kõik mul 2,415 kilo. Ja needsamad erinevad lühendid on siin ka nende numbritega märgitud, et millised papid või vabandust, millised plastid nad mul on. See on nüüd massilt. Ja ruumalalt oleks mul kogu see prügikott siis kokku olnud 21,5 liitrine prügikott. Samamoodi kõik, see on nüüd plastik ruumalalt, plastikpapiga ruumalalt, alumiinium, klaasi pole peaaegu üldse näha, paber ja siin on, kohe ütlen, see, mis on komposteeritav pakk, see on nüüd Dokumarus, ma käisin 2 korda ja nõnda tema siis mul võttiski ruumi. Ja asjad olid tõesti kallimad, kõik asjad olid kohutavalt kallid. 32,95% on ainult need asjad, mis ma ostsin poest. Kohvikuid ma sinna juurde ei võtnud. Aga ma tõesti nendin, väga-väga kallis on, kõik on kohutavalt kallis. Ja tavainimene, ma leian, et sellise elumuutusega nagu hakkama ei saa, kui me räägime just puhtalt hinnast. No sellest, kus midagi on saadaval ja mida on saadaval, sellest ma hetkel ei räägi, see on veel hullem. Aga jah, väga-väga-väga-väga kallis. Nii, aga minu elu muidugi muutus, kui me räägimegi elu muutusest. Lisandus mul see, et kui ma lähengi poodi, siis see poes käik võtabki mul terve päeva, sest et ma pidin kohutavalt palju reisima selle jaoks, et asjad kätte saada, sest et teatuid asju on ainult teatud kohtades. Ja kuna asjad, eriti toit, on ainult saadaval orgaanilisena, sest et neid müüakse just sellistes kohtades, kus on orgaanilised toidud ja asjad ja tavalist nagu, ma ei tea, riisi või mis iganes, ega sa ei saa lahtiselt. Sa pead minema kuskile loodussõbralikku poodi, kus siis loomulikult müüakse ka orgaanilisi asju ja see hind on ka vastav sellele, et kui me nüüd põikame jälle sellele hinnale, eks ju, sinna juurde. Kindlasti ma pidin tihedamalt müüjatega suhtlema, sest et ostes lahtiselt juust, ostes lahtiselt liha, et siis ma pidin ikka sinna leti äärde minema, ootama ja rääkima. Ja muidugi ma käisin kohvikus sagedamini, sest et tõesti sa saad väga-väga elementaarsed asjad saad poest ostetud ja mitte ka kõiki neist. Ja kui me hakkame veel rääkima, et me tahame sinna juurde veel midagi lisada, no ma ei tea, mingisugused maitseained või ma ei kujuta ette, mis erinevad asjad toidu sisse lähevad, mis ei ole tõesti see baasasi, et neid ei olegi saadaval. Ja kaotatud sellised, oh jumal, see oli kohutav. Hambaid ma pesta ei saanud, sest et igasugused hambapastad ja asjad vahepeal olid Biomarketis müügil lahtisena, aga enam ei ole. Ja igasugused erinevad alternatiivid samuti, kõik söögisoodad ja mis seal kõik mineraalpulbrid ja sellised asjad, ka neid ei ole pakendivabalt saadaval. Et ühesõnaga seda ma tegin siis veega ja ma tõesti tundsin ennast väga-väga halvasti. Ja hommikune kohvi oli ka see no see ei ole nii hull kui hammastepesu, aga hommikune kohvi jäi mul siis ka vahele, et vahepeal käisin kohvikus. Aga jah, hommikune kohvi nagu vajus mul ära, sest et piima ei olnud saadaval kuskil. Vaat see on väga hea asi. Üks asi, mis ma kaotasin, oli prügi väljaviimine, sest et enamus prügi ongi ju tegelikult pakend. Ja kuna mul pakendid ei olnud, siis ma ei pidanud ka prügi välja viima. Ma isegi ei viskanudki midagi prügikasti tegelikult.
Ja teine asi veel või noh, mitmes asi juba, nahahooldus oli asi, mis mul kadus, et no ma tõesti tundsin, et mul on vaja noh, kreemi või midagi, kätekreemi või näokreemi, et noh, ehitan asju ja siis no eks muidugi lähevad käed natuke karedaks. Aga kreemi ei saanud, sest et see oli pakendis ja siis mul olidki siuksed koledad käed. Esimese asjana, mis ma tegin 1. mail oligi see, et ma kasutasin kätekreemi ja siis pesin hambad puhtaks. Et need olid need kaks asja. Et no muidugi hammaste pesemine või noh, nende mittepesemine just on väga-väga halb. Ja sealt vist peaks mingisuguseid endale reegli lõdvendusi tegema, et jah, et mõned asjad, no sa pead ikka no ostma midagi, mis on pakendis, sest et tõesti ei ole muidu võimalik seda asja teha või seda asja süüa või mis iganes. Aga kuidas ma siis poes käisin, et see nägi välja nõnda, et ma pidin võtma kaasa, enne kui ma läksin, ma pidin juba välja mõtlema, et mis ma kõik siis ostma pean ja siis vastavalt sellele pidin võtma kaasa pakendeid. Ja siis nende pakendid, samad pakendid, mis ma kaasa võtsin, nemad siis täitusid. Et siin on näha, et ma olen siia selle plastikvõrkkotti midagi pannud ja purki ja puuviljasesse kotti. Siin on see teise ringi munakarp ja mesilasvahariie vaatab siit otsa ja need plekkarbid, mis ma pidin suure SOS-ina ostma endale. Et muidugi väga, väga esteetiline ei näe välja, et ma tõesti kasutasin asju, mis mul oli järgi jäänud ja mulle veel pakuti kuskilt juurde. Sõbrad ja tuttavad pakkusid oma purke ja ühesõnaga see on üks niisugune pudel ja kapsad, aga ega see ei peagi ilus olema. Peaasi, et see töötab. Ja kui ma rääkisin rohkem reisimisest, et tõesti ma siis nii-öelda reisisin 67,01 kilomeetrit rohkem, kui ma oleksin muidu poes käinud. Et see on just täpselt noh, ostlemisele läinud reisud. Et tõesti, ma pidin mööda linna pendeldama ringi, see oli väga ebamugav ja tõesti läks väga-väga-väga kaua aega sellele. Ja kui ma nüüd näitan asju, mis mulle olid kättesaadavad, siis see, mis hetkel on näha, on kõikide pesuvahendite valik Eestis või vähemalt Tallinnas. Et rohkem ma ei näinud siin on nüüd Bio4U, Ökosahver ja Ökosahver. Muidugi nüüd ma valetan, tegelikult on Biomarketis ka, aga seal ma ei käinud. Need olid need, mis mul lihtsalt ette jäid. Ja nüüd on kuivainete valik, siin on Biomarket Rocca al Mares on tõesti taaravaba ostlemise meka. Ökosahvris on ka niisugune pisikene valik ja Gurmanis oli teed ja kohvid. Et läksidki oma selle pakendiga, kaalusid selle kassas ära ja siis täitsid ära ja kaalusid uuesti ja lasid oma tšeki siis seal sinna peale, et prinditi triipkood ja skännisid selle ja siis ta võttis su taara kaalu maha. Muidugi ebamugav, et peab tegema seda tšekki. No mitte ebamugav, vaid noh, mitte loodusele säästlik, et seda tšekki ühe korra pärast printida ja see aegub ka. Et noh, see oli see miinus, aga noh, siit ma nüüd noh, lihtsalt nokin. Ja see oli minu kommivalik, kõige suurem oli siis, mis mina nägin, oli Mustamäe keskuses, Mustika keskuses, Prismas kommide valik, et siis ma seal käisin ja olin väga-väga õnnelik. Aga siis igapäevaelu plussid ja miinused, need ei ole nüüd muutused, vaid plussid ja miinused. Et tõesti plusse on vähe, aga üks pluss on see, et ma tõesti pidin mõtestama ära, mida ma ostan, kui palju ma ostan ja kuidas meil läheb, nagu kuidas ma pean nagu midagi plaanima. Ja teine asi, mis oli see, et austus toidu vastu tõusis mul tõesti kohutavalt. Esiteks, asi on kallis, sa pead seda ise välja mõtlema, ise järgi minema, seda on raskem kätte saada. Ja võib-olla no mitte halvas mõttes see, et noh, et sa tõesti käsitlesid seda toodet, et sa ei võtnud niimoodi külmalt
lihtsalt seda pakendit ja ei visanud endale korvi ja isegi ei mõelnud selle peale, vaid sa pidid võtma selle lusika või selle kulbi või mis iganes või kühvli ja panema selle endale ilusti kotti ja kinni panema, et siis sa nagu, või noh, mul tundus nagu selline, et ma olen rohkem nagu seotud oma toiduga ja ma tunnen, et see on, et ma olen sellele nagu lähedasem ja võib-olla noh, et ma nagu armastan seda rohkem või mul tekib jah, tõesti austus selle vastu. Aga ka miinuseid, no neid on nüüd palju rohkem. Esiteks asi on kallim, keerulisem asju leida, väga-väga väike valik, enamus tooted pole saadavalgi, need on asjad, mis ma olen juba kõik rääkinud. Eriasjad on väga erinevates kohtades müügil ja peab reisima. Ja väga piinlik on küsida erikohtlemist. Ja tõesti, ma nüüd hüppan sinna lõppu ära, et paljudel kordadel juhtus see, et müüjate reaktsioon on nagu väga-väga halb, et mul korra käsiti minna sinna kohta ja teha oma eksperimente mujal ja mõned vaatasid, noh, et issand, kas ma olen purjus või mis toimub, on ju, et ma tulen sinna oma selle kotikesega vehkima. Ja no tõesti olid väga-väga halvad reaktsioonid. Ja sotsiaalsed situatsioonid on ka teistsugused. Ma nüüd ei räägi, eks ju, poes käimisest, ma räägin sellest, et noh, et kui minna kuskile, kõik ostavad endale, ma ei tea, mingit jäätist ja räägivad või käivad korra noh, poes ära või noh, midagi, et siis ma pidin ka olema jälle niimoodi, et op, ma nüüd ei saa sellest asjast osa võtta, et see oli sihuke nagu natuke ebameeldiv, aga õnneks mul on sõbrad mõistvad, jumal tänatud, et jah, et ma siis võtsin kas midagi ise kaasa või me lihtsalt tegime midagi muud. Ja ma võtan selle järelduse siis niimoodi kokku ja siin on inspiratsiooniks asjad kõrval ka, et tõesti ühe kuu elab ära, aga rohkem no tõesti see ei ole võimalik, sest et me oleme tõesti nagu ühiskonnas nagu ehitanud kogu selle tarbimise ja asja nii tugevalt nagu pakendi peal üles, et teistmoodi nagu ei saagi väga, sest et see on väga palju keerulisem bürokraatilises mõttes ja no kõik on nagu disainitud selleks, et pakendis on kõik asjad ja mitte midagi ei puutu mitte midagi. Et tõesti, et seda muutust on peaaegu et võimatu läbi viia, mul on niisugune tunne, no eriti suurel skaalal või noh, tõesti maailma mastaabis. Ja ma arvan, et noh, selliseks asjaks tõesti peabki juhtuma, ma ei tea, mingisugune katastroof või midagi massiivset või siis lihtsalt loota sellele arengule, mis on järjepidev ja kestab nii kaua, et seda ei näe ilmselt vist minu lapselapsed ka. Et jah, et no praegune, mis on kõik need pakendid ja kõik, et see on tegelikult ju hävitav ja see ei ole jätkusuutlik inimelule ja no rääkimata veel loodusele, eks ju. Aga meil on nii mugav meil on nii mugav, et ega me seda inimestena vist ilmselt ei muuda, mul on niisugune tunne, sest et no tõesti mugavus ja laiskus üle kõige. Ja hetkel on jah, tõesti, nagu ma rääkisin, et ökopoodides on ainult saadaval ja hinnad on siis ka vastavad ja ma leian, et, et tavainimene läheb sinna poodi sisse ja ta vaatab, sellised hinnad, ei, ma ei lähe sinna enam kunagi tagasi, siis ta vaatab neid teisi, kes muidugi peavad olema suurema sissetulekuga või täiesti hipid, eks ju, nii-öelda, no ma ütlen nüüd halvasti, on ju. Et siis tekibki nagu tavalisele inimesele sihuke nagu, see ongi mingisuguste rikaste või mingisuguste hullude värk, eks ju. Et tekibki sihuke nagu trots ja pahameel ja nagu põlgus kogu selle rohelise asja vastu. Et mul on sihuke tunne, no kui nüüd oleks ideaalne maailm, et meil võiks olla mingisugune pood, kus on tavalised asjad, et ei pea olema orgaanilised asjad müügil, et oleks odava hinnaga ja kättesaadav inimestele, et tõesti, et ei ole mingisugune peenutsev koht, mis müüb hiigelkalli hinnaga, et tõesti oleksid tavalise poe nagu hõng võib-olla isegi ja tavalise poe hinnad kõige rohkem ongi tähtis, et tavalise poe hinnad, et senikaua, kuni see on tõesti enamusele populatsioonile kättesaamatu, ma ei tea, kättesaamatu harjumus, kättesaamatu eluviis, et siis nagu ei muutugi midagi.
et see on nagu minu järeldus kui inimene, kes tõesti on, ma olen ainult 6 aega seda elanud, aga väga-väga rangelt ja ma leian, et need on nagu minu järeldused ja minu mõtted. Et kui keegi tahab midagi küsida, midagi võib mulle kirjutada nii Facebooki kui Instagrami rohekodaniku alt mõlemad. Et ma olen vägagi nõus nagu sellest asjast rääkima, kui kellelgi on mingisuguseid küsimusi, et see oli tõesti nagu väga huvitav kuu minu jaoks. Ja ma arvan, et ma olen väga rahul selle kuuga. Mitte selle elustiiliga hetkel, aga ma olen väga rahul endaga ja nende kogemustega, mis mul nagu on olnud. Et see on väga-väga silmi avardav. Nii, ja järgmine asi, mis ma siis hakkan nüüd tegema, on veesäästu kuu.